Järgmiseks lihasgrupiks on meil selg. Jällegi äärmiselt tähtis, kes ei tahaks seista sirgelt, ilusti rind ees ja õlad taga. Kuid tavaliselt meil kipub ikkagi see, et igapäevane istumine, kas siis kontorilaua taga, koolilaua taga, on see probleem, et meie selg on nõrk ja niimoodi õlad vajuvad ette. Ehk siis meie rühm läheb paigast ära. Aga et seda parandada, näitame teile järgnevalt 2 harjutust, mis aitavad teil ilusti rühi paika panna, tugevdab meie seljalihaseid ja teeb teid sirgeks ja pikaks ilusaks. Me alustame seljalihaste treenimisega ja selleks on meil väiksed abivahendid. Kas on nüüd selline spetsiaalne kodus treenimiseks kumm koos käepidemetega või võib kas kuskilt spordipoest või kas apteekist vaadata mõnit seda kummi, kus me lihtsalt seome ümber käe ja me saame sama liigutust teha. Selleks on meil vaja lihtsalt sellist kohta, kus see kumm taha panna. Kas selleks on radiaatoritoru või on ta hoopis ukselink, selle leiate vastavalt oma pikkusele. Harjutus iseenesest on lihtne. Võtame sirge selja, asend, natukene jalgades kõverdatud, et me oleks korralik toetus ehk tugi jalgades. Ja midagi muud ei olegi vaja teha, kui me tõmbame küünarnukid liiguvad keha lähedalt mööda ja viime küünarnukid taha, samal ajal tõmbame abaluud kokku. Jällegi, ja selg on meil kogu aeg sirge, selg ei tohi küüru minna. Laseme ette käed, toimub väike seljalihase venitus, õlad liiguvad kergelt ette ja me kordame jällegi harjutust. Kõige tähtsam on see, et proovige, et kui me paneme siia sõrmed abaluude vahele, siis me tunneme, kuidas surume abaluud kokku. Siis on harjutus õigesti sooritatud. Ja täpselt samamoodi proovime teha oma 15-20 kordust väikeste pausiga sees, kus 30 sekundit kuni minut ja me kordame harjutust täpselt samamoodi. Järgmisena imiteerime lõuatõmbeid. Oma keharaskust on suhteliselt raske ennast üles pupitada ja meil ei ole ka piisavalt sellist kangi või toru kuskil, kui me saaksime lõuatõmbeid teha. Aga selleks jällegi sellise mõnusa abivahendiga on meil võimalik seda harjutust sooritada nii, et me jaksaksime seda õigesti teha. Selleks me kummardame ette, et keha läheb kuskil 90 kraadi. Käte laius on jällegi laiemalt natuke õlad ja me viime küünarnukid jällegi siia keha juurde. Ehk siis tegemist on siis lõua tõmbamisega või siis spordiklubis saab sama asja palju lihtsamalt nagu teha. Ehk siis me tõmbame ülevalt kangi endale rinna peale ja natukene mugavam. Kuid kui me natukene harjutame ja proovime, siis me saame selle harjutusega ilusti hakkama ja ta läheb täpselt õigesse kohta ja õiged lihased töötavad. Need olid 2 sellist head harjutust just seljalihastele. Kui te tunnete, et püsti seistes teie alaselg hakkab väsima, siis samas harjutusi me võime tegelikult teha tooli peal istudes. Nii me võtame vähem koormust seljalt ära ja alustuseks on võib-olla tõesti parem isegi. Aga püsti olles jällegi kindlasti on hea ja mugav seda harjutust nagu teha. Kui teil need harjutused on jällegi väga käpas ja tunnete, et kummid jäävad liiga pehmeks, siis meil on raskusi küll siin, nii et tulge Sparta spordiklubisse.